Selles videos saad teada, kuidas planeerida töötajate vajadust, mis on optsioonileping ja kuidas arvutada tööjõuga seotud kulusid. Eelmises osas õppisid planeerima toote või teenuse valmistamise protsessi. Sa tead, milliseid tegevusi tuleb teha, et toode valmiks ja kliendini jõuaks. Nüüd mõtle läbi, milliseid oskusi ja teadmisi nende tegevuste tegemiseks vaja on ja milliseid nendest oskad ise teha. Pea meeles, et sa pead ka puhkama, sööma, lõbutsema, trenni tegema ja palju muudki. Sa võid ka külmetuda ja haigeks jääda. Pane kirja need tegevused, mida sa ise teha ei oska või mille tegemiseks sul endal aega ei jää. Hinda, kui palju aega päevas selliste tegevuste tegemiseks kuluks ja otsusta, mitut inimest sa juurde vajad. Tulemuseks on loetelu oskustest. See tähendab, et ära kirjuta, vajan raamatupidajat. Kirjuta, vajan raamatupidamise oskust. Alustades ei ole ettevõtjal piisavalt ressurssi, et töötajaid väärilise palga eest värvata. Üks võimalus on leida vajalike oskustega kaasasutajad. Kaasasutajad peavad olema suutelised ka pingelisel perioodil koos töötama ja neil peaksid olema kõik vajalikud oskused. Sellise meeskonna kokkupanemine pole sugugi lihtne. Teine võimalus on sõlmida esimeste töötajatega optsioonileping. See tähendab, et töötajatel on võimalik oma töö eest tasu saada ettevõtte osades. Optsioonileping on osaluse müügilepingu vorm, millega ettevõte annab töötajale lubaduse müüa talle tulevikus ettevõtte osa kokkulepitud hinnaga. Lepinguga lepitakse kokku osa suurus, hind ja aeg tulevikus, millal töötaja peab osa kokkulepitud hinnaga välja ostma. Töötaja nõustub sellise lepinguga, kui ta usub, et selleks ajaks on osa väärtus väga palju tõusnud. Kuna töötajad vajavad sissetulekut igapäevaste kulude katteks, nagu toit, rõivad, eluasemega seotud kulud, transport, tuleb neil maksta ka palka. Seega ei pääse töölepingu sõlmimisest ka siis, kui sõlmitakse optsioonileping. Vaatame ühte näidet. Optsioonilepinguga lepivad asutaja ja programmeerija kokku, et juhul, kui äri osutub edukaks, saab programmeerija 3 aasta pärast osta 10% ettevõtte osadest 250 € eest. Programmeerija usub, et idee on nii hea ja 3 aastaga võib ettevõtte väärtus kasvada sedavõrd, et keegi soovib selle ära osta. Oletame, et nii lähebki ja keegi ostab ettevõtte 25 miljoni € eest ära. 10% sellest on 2,5 miljonit €, mis kuulub programmeerijale. Enne müüki ostis ta vastavalt optsioonilepingule 10% suuruse osa 250 € eest. Programmeerija investeeris ettevõttesse oma töö ja 250 € ning 3 aasta pärast teenis tagasi 10 000 korda suurema summa. Kui töötajate värbamise plaan on valmis, uuri, kui palju tavaliselt selliste oskustega töötajad teenivad. Tee endale ka selgeks, millised maksud palga maksmisega kaasnevad. Tegelikult ei peagi iga oskuse või tegevuse jaoks töötaja värbama. Paljusid tegevusi saab vastavate oskustega spetsialiseerunud ettevõtetest sisse osta. Näiteks vähemalt algul on raamatupidamisteenuse sisseostmine odavam kui raamatupidaja palkamine. Sarnaselt võid mingi töö tegemiseks värvata eraisiku, sõlmides temaga käsunduslepingu kindla töö tegemiseks mingil kindlal perioodil. Näiteks võid kodulehe tegemise tellida naabripoisilt, sõlmides temaga käsunduslepingu. Kui koduleht valmis ja töötab, maksad talle käsunduslepinguga kokkulepitud summa ja maksud ning sa ei pea teda töölepinguga tööle võtma. Ära unusta, et töölepingu alusel töötavatele töötajatele
tuleb võimaldada aastas 4 nädalat puhkust ning neile tuleb enne puhkuse algust maksta välja puhkuse tasu ehk 4 nädala palk. Ja töötajad võivad haigestuda ning ettevõtte arenedes on vaja töötajaid juurde värvata. Ja ka töötajatega seotud kulusid arvestades tuleb lähtuda konservatiivsuse printsiibist. Meeskonna ja töötajate peale mõeldes ära unusta, et miski peab neid motiveerima pühendunult tegema igapäevast tööd, viies ellu sinu ideed ja suurendades sinu jõukust. Palk pole kindlasti piisav motivaator. Pealegi, kui ainsaks motivaatoriks on palk, on töötaja konkurentide poolt lihtsalt üleostetav. Lisamotivaatoriteks võivad olla suurepärane töökeskkond, meeldiv seltskond, võimalus oma oskusi edasi arendada, vaba töögraafik, võimalus töötada kodus ja mitmed teised. Selles videos õppisid planeerima töötajate vajadust ja prognoosima töötajatega seotud kulusid. Said ka teada, mis on optsioonileping. Järgmises videos vaatame, kuidas prognoosida rahavajadust ja teeme valmis finantsprognoosid. Kohtumiseni järgmises videos.